hantlitega surumine horisontaalsel pingil. Kõigepealt hantlid saad endale reite peale ja siis turvaliselt aidata ennast nendega selili. Sarnaselt lamades surumisele käime stabiilsuse korraks üle, tallad on tugevalt maha toetatud, tuharad kergelt pinges, kehatüvi pinges rinnast ees ja ärme unusta seda sama, et õlad lükkame kõrvadest eemale. Nüüd algasendis meil muud võimalust ei olegi, kui et ranne, küünarliiges ja õlaliiges oleksid omavahel joondatud, vastasel juhul me ei suuda seda asendit säilitada. Rääkides randmete asendusest, siis mida me võime teha, me võime hoida nad risti, aga me võime teda tuua natukene diagonaalsesse asendisse, sest meil ei ole kangi, mis seda piiraks. Ja see annab samamoodi õlaliigestele veidi mugavama sellise liikumistrajektoori ja randmetele ka. Nüüd, kui me räägime sooritusest, siis hantlid langetatakse. Soorituse vältel veendume selles, et meie küünarliiges on kogu aeg ilusti ranne all. Ehk siis käsivarred jäävad paralleelseks. Rääkides sihtpunktist sügavusest, kui alla tuua, siis ideaalis ta võiks ikkagi küünarliiges liikuda õlajoonest ja pingijoonest veidi alla poole. Aga see on jällegi individuaalne, kuidas kellegi õlaliiges liikuvus on. Ülesse surudes veendume, et jõuame ilusti algasendisse tagasi, ehk siis käed on paralleelsed. Tähelepanu tuleb suunatagi õlaliigestele, et tagada stabiilsus, kuna mõlemad käed on üksteise eest ise vastutavad. Kui harjutus lõpetada, siis toome hantlid turvaliselt tagasi otse reitele ja olemas.